kui sa valisid grupp number 1, siis selline saab olema oktoobrikuu lugemine sulle ja kõigepealt tulid välja sellised kaardid. Ma näen, et oktoobrikuu saab olema selline kiire, et on vaja hästi palju nagu toimetada või tegutseda, et see kaart alati, kui välja tuleb tulerüütel, et siis tuleb nagu minna kiiresti edasi toimetada, et mitte jääda nagu ootama või lootma midagi, et peab nagu ise nagu liigutama, ise toimetama, ise energiat käima lükkama, ise peab nagu selle tuulesaua tuleb nagu enda kätte võtta, et see juhtimine, et mingid asjad nagu liikuma hakkaksid, et siis peab nagu ise takka hästi palju nagu suruma. Ja siin ma näen ka seda, et võib-olla on nagu mingi asi on natukene, mis ei ole just kõige nagu võib-olla meelepärasem, et mingisugune võitlus ma näen millegiga, et võib-olla see asi on juba mõnda aega kestnud ja siin ma näen, et see jätkub ka nagu oktoobris või osade puhul te peate mingi võitluse ise nagu käsile võtma ja ise nagu enda eest seisma ja nagu kaitsma ja oma nagu õigusi, et nagu ise peate astuma selle rüütli energiasse, et mingi asi nagu ära lahendada. Ma näen nagu sellist energiat ja see tuleb nagu pigem nagu üksi ära teha. Aga siin tuleb ka esile nagu sõprade energiat, siit võib tulla ka mingit tuge või nõuannet sõprade poolt või siis on see, et mingi asi saab nagu lahendatud, natukese võib-olla kuidagi üle kivide känduda, aga see saab nagu tehtud ja siit on tunda siis tähistamist ja mõnede puhul ma tajun hoopis, pigem on hoopis üldsegi see, et täitsa eraldi teemad, et on tähistamine, kas sünnipäeva tähistamine, kas on uus töökoht või mingi tähistamine just nagu sõpradega, et niisugused naisteõhtud või selline energia tuli nagu esile, et see on ka kaalud energia tuleb hästi tugevalt esile, et sõprus, just nagu naisterahvad ja siis nagu ühiselt nagu niisugune naiselik tähistamine, ma ei oska nagu öelda, et ma tunnetan sellist energiat, et hästi tugev kaalude energia tuleb, et mingi kas iluvaldkond tuleb ka tugevalt mulle esile, et kas sünnid tulevad esile, et Veenuse energia tuleb esile. Jah, et selline on siis, ma näen nagu siuksed üldised sõnumid oktoobrikuuks. Vaatame siis, mida inglid tahavad teile veel öelda. Ja et siin on tahe nagu edasi liikuda, valida teine suund üldsegi ja tunnete nagu südames ise ära, et see asi, millega te võib-olla käib mingi võitlus või tahate nagu õiglust jalule seada või ära lahendada, et te sisemas tunnete, et võib ka tekkida küsimus, et kas see on seda aega või seda kõike väärt, et võib-olla see ei viigi mitte kuskile, on ju. Ja siis osad teist ma näen, et võib-olla üldse otsustavad südames, et te jõuate nagu mingile järeldusele, et te võtate ise uue suuna kätte ja valite üldse teise teekonna, et ei lasku sellesse, et siit tuleb jah, erinevaid sõnumeid, ehk siis erinevad energiat, mida ma tajun, et ilmselgelt see ei käi kõigi teie kohta, aga osad teist ma näen, et satute hoopis sellisesse nagu, kuidas öelda, selline mõte nagu tabab teid, et te saate aru, et mul ei ole mõtet nagu jätkata või et ma annan endast hästi palju, aga siit nagu see ei vii mitte kuskile. Et ja siit võibki olla, et kellel tulevad võib-olla mõned sõbrad appi või kes nagu annavad nõu, et pole mõtet nii jätkata, et pigem valida nagu teine suund, teine teekond, et liikuda nagu edasi. Et pole mõtet sellesse kinni jääda, et sealt niikuinii ei tule midagi ja jälgida oma südant, et see süda nagu annab teile mõista tegelikult, et mis oleks parim teie enda jaoks. Ja siin ma näen, et on jah, hästi palju on vaja ikkagi, midagi on vaja ära lõpetada, et mingi valik on vaja teha, midagi on vaja muuta, et vanad moodi kas ei saa jätkata või midagi tuleb ära lõpetada. Ja jah, nagu ma ütlesin, et oktoobrikuu saab olema teil hästi selline nagu hõivatud kuu, et peate olema nagu hobuse seljas, kogu aeg vaatama, et mis siin on vaja ära teha. Et siis tuleb järgmisele põllule minna, et kuidas siin asjad kasvavad ja et kogu aeg hoiate nagu silma peal ja kogu aeg kappate, et ühest valdkonnast teise käib kappamine, ma näen. Ja selline
ja siin on ka võib-olla, et keda kõnetab, et kui tunnete, et liiga palju kohustusi on või on, mis on vaja teha, et siit jäi nagu see lause silma, et tuleks panna paika võib-olla siis konkreetne plaan, et võib-olla mingi vihik osta või paberile panna või kuskile arvutist luua omale mingisugune graafik, et kuidas need asjad saaks kõik ilusti ära täidetud, et ise nagu unarusse ei jääks ka selle nagu kõige tagajärjel, et ma tunnetan, et on hästi palju jah, sihukest vaja nagu organiseerida või kuidagi ennast, et sa pead nagu igal pool olema, igale poole jõudma, igal pool olema, asjad tuleb nagu korda teha, sest muidu keegi teine ei tee ka neid. Vot, ja siis vaatame nagu suhete osas, mis tuleb esile. Ongi, et sihuke kinnine nagu kuidagi ring on, et tuleb ennast vabaks lasta, et kas see on partneriga seoses, kas on perega seoses, ka töökaaslastega, et kuskil olete kinni ja sellepärast võib-olla tahategi välja siit saada, et ei taha enam niimoodi jätkata, et pole mõtet, et sihukest vabanemise energiat on vaja, et on vaja ennast millestki vabaks lasta, et on vaja nagu iseseisvalt no ise edasi minna, kas üksi või mitmekesi, aga sihuke nagu on vaja vabadust iseenda ellu rohkem, et ise toimetada ja ise otsustada ja nagu kuidas kuidagi nagu teile nagu sobib, et jah, konkreetne sõnum, et tuleb võtta nagu kontroll enda elu üle ise kätte, ise tuleb see otsus muidugi teha, et see teekond ise tuleb valida, kas lähete üksi või on keegi kõrval toeks teil, et millegi koha pealt te peate nüüd ise otsustama, et kus on see, mis teid kinni hoiab või ängistab kuidagi või surub alla või miski mingi sihuke nagu surumine on, et sedasi ei saa enam jätkata. Ja see võib olla ka osadel võib-olla mõni sõber või kes ei vääri enam teie aega või te tunnete, et ta ei oska teid hinnata, et pole mõtet nagu võib-olla ka jätkata koos, et siis tuleb nagu edasi eraldi minna, et nagu uue suuna valimine tuleb siit esile. Siis karjääri osas ma näen seda, et võib-olla tegelete joogaga või panete ise ka kaarte ja täitsa soodustab oktoobrikuuses selle tegemine, et siin on vaja jah tasakaalu, sellist üleüldist nagu tasakaalu, et võib-olla ka joogatrennid on hea võib-olla käsile võtta, kas võib-olla juba osad teist võib-olla tegelevad või tahavad hakata tegelema. Aga ma näen ka siin seda, et tuleks nagu üldse ennast kuidagi nagu füüsiliselt liigutada, et see paneb ka teis nagu energiat tööle ja liikuma ja siis teil on nagu rohkem energiat oma elus edasi minna, maha jätta need asjad, mis ei ole enam vaja ja teha ka vajalikud muudatused, et mingi energia võib-olla tahab teist liikuma saada, ootab, et te ise nagu aktiveeriksite selle energia, et siis on nagu füüsiline liikumine väga hea. Olgu selleks kas jooga, jooksmine, jõusaalis käimine, midagi tuleb füüsiliselt endas nagu liikuma panna, et siis hakkab see energia teie ümber ka liikuma. Ja siis ka saate nõu, kui teil on endal oraklikaardid või vajate kellegi käest nõu, et siis siit võite ka vastuseid saada. Võib-olla ka see video on teile siis nagu abiks. Et kinnituseks, et on vaja midagi muuta, on vaja midagi liikuma panna. Ja lõpetuseks ma näen seda, et on ka soovide täitumine. Ikkagi, et kui te võtate ise selle otsuse nagu vastutuse enda heaolu eest kätte, et siis ma näen, et soovide täitumine on, et ma näen, et te väga tahate, te ise tunnete seda, et ja see läheb ka täide, et ta võib aega võtta, ta võib minna täide oktoobris, ta võib minna novembris või isegi ka detsembris, et energeetiliselt on raske aega paika panna, aga ma näen, et ikkagi esimesed sammud teie kasuks tulevad, et teid toetatakse sellel teekonnal, kui te nüüd ise võtate vastu otsuse, ma teen muutuse, ma valin uue suuna, ma liigun edasi, siis ma näen, et teie teekonda nagu selles mõttes toetatakse. Vot niimoodi. Ja sellised on minupoolsed sõnumid teile ja grupp number 1. Olge tublid, saate hakkama, ma usun teisse ja uskuge ka iseendasse rohkem, kui te nii tunnete. Vot. Ja me kohtume siis järgmises videos. Tšau!
ja kui sa valisid grupp number 2, siis selline saab olema lugemine teile minu poolt. Ja kõigepealt tulid sellised sõnumid välja. Tugev selline emaduse energia, et ma tunnetan, et kes selle grupi valisid, võib-olla siis tegelevad lastega või te tunnetate oktoobrikuuses just, et tahate rohkem olla sellises kuidagi tugevamas naise energias, et võib-olla on ka osadel teist selline pesa punumise hooaeg ja võib-olla ootate kedagi oma kõhus, et ka selline energia tuleb esile. Ja siit ma näen, et on nagu vaade tulevikku, et mida toob tulevik ehk siis seda videot vaadates on ju, et mingi idee mõte on olemas. Nüüd tahaks nagu edasi sellest liikuda, panna kasvama, et mingi projekt või siis osadel on laps. Ma näen, ja see tuleb kuidagi hästi kiiresti, et siin võib ka olla, et hästi ootamatult kiiresti midagi nagu läheb käima või tuleb ilmale, et kiire energia, samamoodi nagu grupp number 1, ma tunnetan, et oktoober saab olema hästi kiire teil, et asjad tulevad hästi kiiresti, ootamatult veel kuskilt tulevad mingid muutused või et juba hakkaski pihta, juba saigi seeme istutatud või et juba sai see projekt tehtud või algatuse kuidagi hästi kiire selline energia saab olema, et mõtlete ja juba võib-olla täitub ka kohe soov, et kiire liikumine ja mentaalne või mõtlemine võib ka olla hästi kiire, et mõtted liiguvad kiiresti või on teile omane see, et mõtted hästi kiiresti liiguvad. Tulevad kaksikute energia ja jäära energia, et see võib teil olla kas siis näiteks ka kuumärk võib esineda kas kaksikutes või jääras või sihuke, kes tahab hästi, ka hambur lõi pähe, et kes tahab kogu aeg liigutada, hästi kiiret sellist liikumist, kiire mõtlemisega, palju mõtteid, ideid tuleb, et tuleb ruttu nagu edasi, et pole aega nagu siin nagu olla lihtsalt ja midagi teha, et peab kogu aeg nagu tegutsema, et selline energia tuleb esile. Või siis mõnedel teist, kes nii ei tunne, et see on teie iseloom, siis ma tunnen, et oktoobris te peate olema sellises nagu energias, et te peate toimetama, liigutama, tegutsema, et teie juurde ei tule nagu ise nii-öelda niisama midagi, et peate ise nagu käima lükkama mingid energiat ja siis need kuidagi hästi kiiresti nagu täituvad või siis ka tulevad teie juurde. Nii, vaatame siis inglite sõnumeid. Tulid sellised ka tähistamise energia nagu grupp number 1-ski, et on midagi tähistada ja just nagu kas siis sõpradega või on teil oma mingi kommuun olemas, mingid sarnased huvid või hobid, et mingi suur sellist tähistamist on tunda, võib-olla on ka sünnipäevaga seoses või on lapse sünd osadel teist või kellelgi teist tuttavatel või õel või kellelgi on nagu laps tulemas, et ma tajun ka mingit lapse energiat, et on tulemas uus hing siia maailma ja et on mingi uus nagu väljakutse algab teil oktoobris, et ta on põnev, et see on võib-olla asi, millest teil pole võib-olla eriti kogemust olnud, aga teil on nagu olemas tegelikult teadmised ja oskused, et see väljakutse vastu võtta. Ja võib-olla on ka oluline sõnum see, et kui on midagi seotud dokumentidega, allkirjastamisega, et lugege hästi hoolikalt läbi, küsige üle enne, et kas te olete õigest asjadest aru saanud, enne kui te annate allkirja või ütlete jah-sõna, on ju. Ja siin ma näen ka seda, et on mingisugune väljakutse võib-olla. Väljakutse on erinevate tähendustega, et siin võib olla kellel konflikt, võib-olla on arusaamatus või on ka midagi endaga seoses, et näiteks nagu ma rääkisin siit, et on kiire selline energia või kiire edasiliikumine, aga vahepeal võib-olla võib midagi seisma jääda või nagu toppab, et on millegi taga kinni, et siis võib see natukese tekitada sellist frustratsiooni. Aga muidu ma näen sihukest, et mingi väljakutse on teid ees ootamas, et see on asi, mida võib-olla pole kogenud ja nüüd tuleb see nagu kogeda, läbi teha, aru saada, õppida sellest, et nagu ma ütlesin, nagu enne, kui te jah-sõna ütlete, et analüüsige läbi midagi, vajab teiepoolset analüüsimist, mentaalset mõtlemist, et enne kui te mõõgaga läbi nagu torkate või läbi lähete, et analüüsige läbi, et siit tulebki sõnum, et enne kui te impulsiivselt otsustate midagi, tehke asi kindlaks.
Siin võib olla ka sõpradega seoses midagi siin nagu ma tajun, et nõuab teiepoolset nagu analüüsimist, selgeks tegemist, uurimust, mingit uurimustööd. Jah. Ja ka kannatlikkuse energia tuleb läbi, et vahepeal peab kannatlik olema ka, et vot nii. Vaatamegi siis suhete osas lähemalt, siis ma näengi seda, et et võib-olla hinges te tahate kutsuda esile oma sellist siis hingesugulast ja ma näen, et te võib-olla tajute ise juba, et keegi on teie teel või on tulemas või saate kokku selle inimesega oktoobrikuuses, et on mingisugune tugev hingesugulase energia. Ma pigem tunnen, et see on romantiline hingeside. Või osadel teist võib ka olla see hingesugulane keegi sõber või ka töökaaslane või et siin nad võib-olla olete nagu visualiseerinud või nagu mõelnud tema peale hästi palju, et kes on see hingesugulane ja tahate kokku saada, kellel veel pole kokkusaamist, et siis oktoobris on tunda, et võid tulla nii-öelda esimene samm, esimene kokkusaamine selle inimesega ja jah, see ei käi võib-olla kõigi teie kohta, aga osade puhul ma tajun, kes selle grupi valisid, on väga tugevalt nagu hingestatud või kuidagi soov on nii suur, et saaks selle hingesugulasega lõpuks kokku. Nii, siis karjääri osas ma näen sedasi, et on jälle sihuke võitlemise energia, natukese nagu rüütli energia või sõdalase energia, et teis on olemas mingisugune tugevus või jõud, et te panete nagu edasi, et kõik väljakutsed suudate nagu ära lahendada ka, mis puudutab kas karjääris või ettevõtluses, et teis on hästi palju kogemusi ja te saate hakkama, et teis on tugevus olemas, et kui võib-olla te teate juba, et mis teid oktoobris on ees ootamas või mis see väljakutse on, siis see kaart on kinnituseks, et te saate hakkama, teil on tugevus, teil on kõik vajalikud asjad selleks olemas ja teil on kaitse ka nagu olemas, et te olete kaitstud igas mõttes, et ei ole nagu üksi, et teil on ikkagi kaitse olemas ja te panete nagu läbi selle, närite selle väljakutse nagu ära, nagu pähkli, närite nagu pähkli ilusti ära ja te saate selle väljakutsega nagu hakkama, et siin ma näen seda, et muretsemiseks ei ole nagu põhjust, et te saate ilusti hakkama. Ja siis veel lõpetuseks on vaja nagu kas siis kuulata, pigem tunnen, et teie peate selles rollis olema, et kuulata, mis teistel on öelda, võib-olla ongi, mis on sõpradel siin on ju, tuli see kaart. Et mida teie sõbrad räägivad, mis neil on nagu öelda või mõista anda või millest nad tahavad jagada, et ma tajun, et rohkem sellist kuulamist on vaja, kuulamisoskust võib-olla vaja arendada või olla ka kannatlik selles mõttes, et korraks on nagu jah, et võtke rahulikult, võtke chillimalt, et teil on inimesed ümber olemas. Kuulake teisi ka, et võib-olla jah, aja leidmine teiste jaoks, et võib-olla olete oma olemused hästi selline hõivatud, siis siit tulebki nagu sõnum, et võtke ja leidke aeg maha ja kuulake, mis on teie lähedastel öelda, võib-olla lastel või sõpradel või ka kaaslasel, et kuulake, mida teised tahavad teile edasi öelda või anda, sealt võib ka nõu tulla, mis puudutab võib-olla seda väljakutset, on ju. Vot. Ja sellised on minupoolsed sõnumid teile ja grupp number 2 ja ma soovin teile kõike head. Ja olge tublid, te saate hakkama, ma usun teisse ja me kohtume järgmises videos. Tšau! Kui sa valisid grupp number 3, siis selline saab olema lugemine minu poolt sulle. Ja kõigepealt tulid välja siis need 2 kaarti, et ma näen, et mingi uus asi, uus algus saab tulema oktoobris. See on midagi, millega pole enne kokku puututud. See on võib-olla ka see, olgu selleks siis kas uus karjäär, uus kodu, uus asutus, ka uus suhe võib-olla, uus inimene. Et midagi uut on tulemas ja ma tunnetan nagu selles kaardis, et see on midagi, mida võib-olla olete ammu oodanud ja lõpuks siis oktoobris saab see alguse, see esimene samm. Ja ma näen, et see on nagu ülevalt poolt või kuidagi, või tuleb kellegi käsi nagu, et antakse, et näed, siin on üks võimalus, palun
ise muidugi otsustate, kas võtate vastu või mitte, aga ma näen, et jah, sihuke nagu uus energia, uus algus tahab nagu läbi tulla, nagu läbi nende kahe. Ja siin on jah, et see on nagu uus teekond, uus algus, et vana ring sai täis ja nüüd olete valmis nagu uut vastu võtma, uut alustama. Vaatamegi siis, mida siis inglid tahavad teile nagu lisada selles osas. Ma näen, et siin võib ka olla seoses sellega, võib-olla otsite uut tähendust oma elule või olete juba pikemalt aega otsinud, et mis on teie elu eesmärk, miks te olete siia tulnud, mis on üleüldse elu eesmärk, universum, kosmos, et kuidas see kõik alguse on saanud, et nagu spirituaalne lähenemine sellesse ja ka see uus teekond võib olla selle eesmärgiga, et te tahate nagu spirituaalselt saada nagu rohkem kontakti selle iseendaga, oma kõrgema minaga, ka inglitega, universumiga, et te võite siis ka ligi tõmmata vastavaid inimesi just oktoobrikuuses, et kellel võivad mingid vastused olla või saate infot seoses, mis on siis kogu see spirituaalsus ja see meie kõrgem mina, et mingi info hakkab teie juurde rohkem tulema, te olete nagu avatud sellele, et kas te kolmas silm või hakkate rohkem nagu infot ligi tõmbama, sellist infot, mida te ei näe või ei kuule või ei tunne, aga hakkate nagu ise tunnetama nii-öelda, siis ülevalt poolt kanaldatakse teile seda infot. Ja ma näen, et nagu hoiate nagu silmad lahti erinevatel ka teemadel ja et see mingi pisiinfo või detail, millega võib-olla te nagu ei oska nagu midagi peale hakata või ei saa aru, kuidas see töötab, siis ma näengi, et see tuleb kuskilt mujalt, see nagu abi või info teieni, mis lööb nagu, kuidas öelda, nagu klaariks kõik, et siis te saate nagu aru, et ahah, nüüd ma mõistan seda täpsemalt, et see on niisugune filosoofiline ja spirituaalne arusaam, et kes teist on rohkem kas filosoofilisemad, kes on rohkem nagu spirituaalsemalt, üritavad nagu maailma nagu näha, et hakkavad mingid nagu pusletükid teieni jõudma ja saate lõpuks selle pusle nagu kokku panna ja siis teil hakkab nagu rohkem nagu arusaam tekkima ja jõuab kohale, et nüüd ma saan aru ja, et see on see, et pirn läheb põlema peas nagu, et hakata rohkem aru saama, mõistma, kohale jõuab hästi palju, et hästi tugevalt ma tunnetan seda energiat, et see soodustab ja nagu uued kogemused tulevad ka läbi ja siis kogu see uus kogemus või see on nagu baasiks sellele uuele ringile, mida hakkate nagu alustama oktoobris, et suur kas restart on ära tehtud, puhastus, vana elu lõpp, et nüüd oletegi valmis, te olete avatud uuele ja lähete nagu süvitsi sellesse uuele teekonnale nagu. Ja vaatamegi, ma tegelikult tahaks teile veel lisada mingeid sõnumeid. Ma tunnen, et siin on nagu midagi veel. Teile, panen teile veel sõnumeid, et siin on mingid sõnumid tuleks nagu veel teile. Ja vabaks laskmist on olnud ja lasete veel edaspidigi vabaks. Tunnetan oktoobris veel käib mingi puhastusprotsess. Mida veel grupp number 3-le? Peace. Ja rahuenergia, andestamine ja mingi ühendumine. Läbi kuidagi oma südame, jah, teie südame tšakra või siis südame energia võib olla ka hästi tugev ja ka kroontšakra. Et mingi vastused tulevad teieni, vastused, vot, nii ma tunnetan. Ja te lasete ka võib-olla lahti sellest, et mida te hullult võib-olla olete, mida mingit infot te võib-olla ootate või vastuseid, siis te lasete nagu lahti ja siis see info jõuab teieni, sest ei ole sellest kinni. Et selline energia siis. Tuleb teile veel midagi. Ja rahu, et mega selline sisemine rahu, et mul tuli korraks nagu sõnnienergia esile ka, et võib-olla te kannate sõnnienergiat, kas siis päike, kuu tõusumärk või siis on
mingid muud planeedid sünnikaardis olemas sünnis. Et selline väga hea sisemine rahu, lilla energia, lavendli lilla lõi pähe, et võib-olla teile lavendlid meeldivad, et võib-olla on ka lavendel teile väga heaks rahustuseks ja lavendel sobib teie koju, ma tajun jah, sihuke lavendel tuleb esile, lavendel sõnn, et olete selles energias tugevalt ja see hoiab teid tasakaalus ja selline vaimne rahu ja sihuke füüsiliselt on hea olla ja sihuke igas mõttes, ma ei oskagi nagu paremini sõnastada, et igas mõttes on hea olla, et selline rahuvaikus, mida te olete juba pikemat aega oodanud, siis ma tunnetan, et oktoobris see nagu eriti aktiveerub ja kuna sõnni juhib ka Veenus, ehk siis Veenuse energia võib ka teil tugev olla, et ta toob esile selle mõnusa rahu nautimise energia, et väga mõnus olemine. Nüüd, kui vaadata suhete osas, siis teil tuli välja selline kaart, et te olete armastust väärt ja võib-olla siis tunnetegi Veenuse energiat rohkem või hakkate mõtlema rohkem ka suhete osas, eriti need võib-olla, kellel ei ole hetkel kaaslast kõrval ja võib-olla olete tundnud, et kas ma olen ikkagi väärt armastust, kas minu jaoks on see õige olemas, et ikka on, et te olete väärt armastust, et igas mõttes on see sõprade poolne armastus, lapse poolt armastus teie osas või ka kaaslase poolt, et te väärite nagu kõike head, et te olete ise võib-olla oma olemuselt ka hästi selline, kes annate palju armastust välja, hästi hingeline ja romantiline, et te saate ka ise seda tagasi, et kuhu te ise suunate armastust, see tuleb tegelikult teile ise ka tagasi ja see on kinnituseks, et te olete väärt armastust, vot. Siis karjääri osas, mida ma siit teile näen. Ja te võib-olla olete hingelt selline kunstiinimene, võib-olla teile meeldib maalida, joonistada, kätega selline loominguline tegevus ja jällegi Veenuse energia tuleb tugevalt esile ja võib-olla siin ongi kahtlema löönud, et kas see on ikka õige asi, kas on mõtet sellega tegeleda, et võib-olla te tunnete ennast hetkel sellisena, nagu siin kaardil on nagu kurv või kuidagi, et nagu miski ei toeta justkui, aga ma näen, et oktoobris tuleb see tugi, tuleb ülevalt poolt tugi, tuleb nagu kas õiged inimene või keegi õige inimene, info tuleb teie juurde, mis aitab nagu edasi. Ja siin tuleb ikkagi edasi jätkata nagu kunstiliste tegevustega, et võib-olla ka kunst on teile kui teraapia, et kui te ei ole ammu tegelenud kunstiga, et siis oktoobrikuu võib teil panna nagu mõtted pähe, et peaks uuesti hakkama kunstiga tegelema, peaks uuesti hakkama maalima või savist midagi tegema või siis värvima, et ka mandala joonistused on head, et see aitab nagu lõõgastuda, et kunstilised tegevused on igati soodustatud ja osad teist võib-olla teenivad ka raha, kas kunstiõpetajana või siis oma töödega, maalidega. Ma näen nagu, et kuidagi selles valdkonnas peaksite nagu eksisteerima, mis on seotud siis kunsti või loominguga. Aga et siin nagu vahepeal lööb nagu kahtlema, et kas see on ikkagi, aga tegelikult see on teie elu eesmärk. Üks elu eesmärkidest ongi tegeleda kunstiga ja jagada seda nagu maailmale. Ja jah, vot. Ja siis lõpetuseks on sõnumid ja et vaadake, kellele te ütlete jah ja kellele no, ei, et võib-olla olete liiga palju tahaplaanile jäänud, et võib-olla et kogu aeg on ei, aga võib-olla peaks vahepeal jah ütlema, et siin on mingid prioriteedid, selles kaardis ma näen, et tuleks oktoobrikuu siis ka üle vaadata, et äkki annate võimaluse sellele uuele võimaluse, et annate jah uuele võimaluse. Ja siis on jah sihuke mõnus sihuke pausiaeg, puhkuseaeg vahelduseks, et nautida ilu, mis on teie ümber, et liblikad võib-olla on teile oluliseks märksõnaks, võib-olla teile meeldivad liblikad. Ja siin ma näen jah, et andke nagu omalt poolt ka seda armastust nagu välja, et jagage, mis teis on, jagage seda kunsti, mis tuleb südamest. Et teis on see hästi tugev see energia, et olete mõeldud nagu jagama oma nägemust, nagu kunstilist nägemust, oma armastust ka nagu teistele ja maailmale. Vot.
Ja sellised on minupoolsed sõnumid teile ja grupp number 3 ja ma soovin teile kõike head, olge tublid ja me kohtume järgmises videos. Tšau!